Tervist! Täna lähen ma Eesti mängu ja ühte podcasti ja teen veel palju huvitavat. Nii et mõtlesin, võtan ka kaamera kätte ja vlogin seda kogemust. Ei, mis asja, vaatasin ülikaua punase taga ja nüüd see, tähendab punasega selle kraalis, selleks uuesti punaseks. Kohe näed, ma hakkasin jõudnud Tallinnasse 2,5 tundi, sõitsin hommikul siia. Kell saab kohe 9:30 ja siis jah, mulle esimese asjana ongi siis podcasti salvestus. Jalka podcast, jalgpall mulle meeldib. Olen huvitav klubi West Ham fänn. Floraga käisin trennis see suvi, nii et ääretavasti sellest kõigest me räägime, aga pärast on Eesti mängu minek, nii et näitan neid telgitaguseid ja kuidas mul seal läheb ja kõike seda, et ise Eesti mängu vaatan, aga väga, ütleme nii, et väga kahetsed tunded, tegelikult täiega ootan sinna, aga veits kardan, et äkki jätan kuidagi väga lolli mulje endast, aga ei. Tegelikult ma tean, sisimas mul on see tarkus olemas. Võib-olla on väga kahetsen neid sõnu pärast. Alustame siis sellest jalkapodcastist. Kellel on huvi kuulata seda podcasti, mis me lindistasime, siis jätan lingi alla ja saate Spotify'st kuulata. Aga jah, saime lindistatud ja Marko challenges mind siis 5- ja korvpall mulle meeldib, nii et vaatame, kas ajakirjanik suudab mulle ära teha või võtan oma ära. Mul vahet ära, ma panen sisse ära. Oi. Aga lauapõrkest muidugi. Mul on vaja sisse saada. Opa. Et ma ei tea, kas see on õnn või mis see on, aga mida? Opa. Oi. Ja kui ma soonele saan, siis nüüd oi. Jah. Mine. Kuidagi YouTube, jah. Oi. Paideti vapnust. Ossaraks. Aga ma nüüd läheb lõpetama. Ei, no selles suhtes, ma pidingi enda õnne kasutama ära Eesti mängus, mis on järgmiseks, mitte siin. Pidin kaotuse vastu võtma. Kerge outfit change, Team Estonia särk ja teksapüksid. Arvatavasti see on parkimistrahvi, sest ma ei taha parkida. Ma näen maakas, ei saa mitte midagi aru. Eriparkla, aga eriparklaid tundub siin olema miljoneid. Või okei, mitte miljoneid, aga päris palju, nii et ma ei tea. Ehk siis pärast maksan seda trahvi, kui on, sest juba hakkas kiireks ka minema. Mõtlesin, aega on, passisin ja siis läks kiireks. Peaksin olema õiges kohas, lähen vaatame, mis siin saab. Öeldi, et kuule, pargi ikka ümber, muidu saad trahvi. Hea küll, jää vist hiljaks, aga vähemalt ei saa trahvi. See ongi siuke hea soojendus, vaata. Ma saan valmis ennast ja olen valmis võistluseks. Nüüd tuli jube vetsukas ka. Näe, kõik läheb valesti. Kunagi ammu olen vaadanud, aga see oli aga mikri saime külge, meigi sain pähe. Siin on nagu laiv rahvas, vaata. Ma arvasin, et see on kõik nagu pannakse peale, siis nagu pärast. Kas me tohime filmida, aga ma jõudsin ka. Tere! Kuule, sinu koht on see punane siin. Okei. Sa juba proovi seda äritseda? Ei, üldse mitte. Proovi ka. Tegelikult ma ei taha proovida, vaata. Ma juba raiskasin 2-3 ära, vaata. Ma räägin, sa viskad õnne ära juba. Nüüd tuleb. Okei, 2 on hea, see on hea. Oota, ma proovin 1 ka veretada, siis pärast tulevad 3. Aga hea, sa teed kogu aeg ülekannet. Ei, kas ma võin selle siia jätta, siis ongi nagu see otse. Sa saad nagu otse striimi teha sealt. Lihtsalt. Aga kaasmängijad teksid teile võib ikka viia. Ja just siis apoteerida tohib palju. Okei. Ja kui võidan ja vastuse õigus on, siis võin ringi joosta ja tähistada. Võid. Kuhugi või? Ei, sinu oled siin. Okei, väga. Ainult siis liigud, kui kaudu. No nii, ja nagu sportlase kohaselt teeme siis analüüsi, mis läks sellel võistlusel siis hästi ja mis läks halvasti. Kes pole veel vaadanud, siis soovitan enne terve saada üle vaadata, jätan siis ka lingi alla, kus saate kiirelt minna vaatama. Minu jaoks mäng algas täitsa okeilt, 2 küsimust, veeretsin küll 2 ja 1,
aga 2 esimest küsimust vastasin õigesti, nii et ma olin väga rahul. Siis ma mõtlesin, ma olen hull naljamees ja sain kohe karistada. Lahke. ma veeretan 4 nüüd siis. See oleks tubli saavutus 1. Üks saavad. Läksin uhkeks ära. Siis oli niimoodi. Martin veeretab juba oma 1 jälle taas ära. Martini teema on sport. Ära nüüd eksi, on ju. Ma ei tahtnud üldse sporti saada, sest ma tundsin, et see on ainuke teema, mis ma nagu päriselt peaksin õigesti vastama. Seal oli 3 vastusvarianti ja ma arvan, et seimi peale ma ei mõelnud kordagi. Ma ei tea miks, aga jah, siis tähendab seda, et ma vastasin selle küsimuse valesti. Järgmine küsimus olin siis väga 2 vahel, et otsisin mingi loogikat, sealt tundus 2 õiget, et 1 peale ma üldse ei mõelnud. Et jah, otsisin loogika, et kumb nendest 2 õige on ja vastasin ikkagi lõpuks valesti. Ja nüüd räägime siis sellest asjast. Näitan kõigepealt siis terve klipi ära. Et mis asjad need seal siis on? Üks on valge ja üks on pruun ja kas need on elektriliini isolaatorid, Hiina kabenupud või on need pintslihoidjad? Need ei olegi täpselt samasugused. See paneb nüüd mõtlema, et muidu ma olin väga kaldusin C poole, aga et need ei ole seest samasugused. Ma ei taha uskuda, et need kabenupud on, aga samas pintsli hoidmine tundub väga loogiline. Okei, elektriliinis. Ei, no siis... Eks selle valmistamisega on ikka tükk aega, tükk tegu, et see valmis saada, et milline tegevus ikkagi vääriks sellist pühendumust. Jah, no... Ma jään siis ikkagi enda esialgse arvamuse juurde, et see on pintsli hoidja siis. No, teeme niimoodi. Sinu kaasvõistajad on rõõmsad. Teda reaktsiooni ma küll ei väärin. Ja, aga... Põhimõtteliselt alguses ma ütlesin kohe, et kabenupud need ei ole. Ma ei taha uskuda, et need kabenupud on. Ehk 2 varianti alles. Rääkisin siis, miks üks võib olla, miks teine võib olla. Lõpuks ütlen ma seda. Okei, elektriliinis. Ei, no siis... Eks selle Kuni ka auto ütleb vahele seda. Eks selle valmistamisega on ikka tükk aega, tükk tegu, et see valmis saada, et milline tegevus ikkagi vääriks sellist pühendumust. Ja kuna ma olen seda saadet varem vaadanud, siis ma mõtlesin, okei, ma pean kuulama hoolikalt neid vihjeid. Ja kuna ta ütles, et tükk tegemist on neid teha, siis mulle tundus loogilisem, et neid isolaatoreid on rohkem vaja. Ehk siis tundub loogilisem, et see on pintslihoidja, sest pintslihoidjaid ei ole nii palju vaja, et siis teedki käsitsi ja võib rohkem aega minna. Ja sellepärast ma paningi selle vastuse lukku. Ja see oli vale. Et kui see kõrvale jätta, et ma ei teadnud seda kohe algusest peale, siis ma ei tea, kui halb mu see loogika oli. Aga kõige hullem oligi see publiku reaktsioon. Et muidu nad olid suhteliselt vaikselt seal, aga peale seda nad ikka päris hästi oli kuulda, mis nad sellest minu valikust arvasid. Ja sellepärast ma ütlesingi seda. Teda reaktsiooni ma küll ei väärin. Ma tundsin, et ma ei väärinud seda, aga võib-olla tõesti ikkagi väärisin. Aga jah, üritasin siis väikse vana hea naljaga ennast päästa natukene. No mina hoian pintslit seal peal, nii et ma ei tea. Ei no ega see ongi, kõik asjad maailmas on mitmeti kasutatavad. Lähme siis edasi ja tuli mulle küsimus, mis mul polnud õrna aimugi, mis see vastus olla võib. Vana hea, kui keegi küsib mingi küsimuse ja sul on tunne, et sa peaksid seda teadma, aga sa ei ole kindel ja siis üritad kuidagi nagu niimoodi sujuvalt vastata niimoodi, et ei tekiks väga piinlik olukord, et sa tegelikult üldse pole õrna aimugi, mis see vastus on. Ütlen ausalt, sest juhuslikult ma ei tea seda vastust. Aga siinkohal ma ütleks seda, et need, kes seal kodus vaatavad ja arvavad, nad on kõige targemad ja et seal vastaks kõik õigesti, et seal kõrval olles ma ka mõtlen, et jumal lihtsalt küsimused ja aga kui sa oled ise seal ja sa ei tea nagu 100% seda vastust, siis on nagu üliraske mõelda vastuse peale, sest varem on öeldud, et ära jäta nagu vaikust sisse, ehk siis sa nagu mõtled, või vähemalt mina mõtlesin rohkem isegi sellele, mis ma ütlen nüüd ja et ma midagi nagu väga halba ei ütleks, kui sellele, et mis see vastus nagu päriselt on. Sellele küsimusel lõpuks siis panin ühe vastuse lukku ja kaute on ikka pulli vana, nagu kuuleke, mis ta ütleb. Ei, okei, ma proovin seda A-d. Proovid ikka A-d, no aeg see otsa, ongi A. Ma olin juba jumala rahul endaga ja siis ta räägib edasi. No nii, riigiorjad.
riigiorjad, ega seegi oleks sobinud. Õigani siis jah, röövlid oma vahel, sellest ilusast 2 ja 1 nüüd ära. jah, see oli valus, sest ma juba arvasin, et ma vastasin õigesti. Lõpus siis jah, Johanna võitis selle asja, kui vaadata kohti, kui kaugel olime, siis Marie 2. ja mina 3. ehk auväärne viimane koht. Aga ma arvan, et ma kaotsin selle asja juba sinna, et täringu veeretamine oli kohutav. Et ma ei tea, kas asi oli tehnikas või milles, aga need täringud nagu üldse ei tahtnud, see 3 ei tahtnud üldse tulla. Kokku veeretsen siis 8 korda, sain ainult 1 3, 3 2 ja 4 1. Sellel täringul on 1 1, nagu ainult üks nagu külg on 1 ja ma veeretsin 4 korda seda. Ja kui kõik mu veeretasime kokku liita, siis see on 13 ehk ikkagi ma poleks, kui ma kõik õigesti oleks vastanud, ma poleks ikka lõppu jõudnud, sest 15. ruut on see, kus saad nagu, kui õigesti vastad, siis võidad. Marie veeretas kokku 15 ehk kui kõik õigesti, siis oleks olnud veel varianti ja Johanna veeretas siis 20. Et tal see oli ikka parem, et tal neid 3 see oli. Kuigi okei, Johanna vastas ka kõige paremini, et tal oli üks küsimus kõige rohkem, millega ta siis võitis, aga tema vastamisprotsent, õigesti vastamisprotsent küsimustel oli siis 66,7%, mis on päris naljakas, sest see on tegelikult tema tabamisprotsent ka ju laskesuusatamises. Kuigi ETV arvab, et ta on 2 võistleja. Marie vastas pooled õigesti ja mina siis 1 vähem kui pooled, ehk siis 37,5%. Aga ei pull, Johanna sai võitjana siis järgmises saatesse edasi, vaatame, kui kaugele ta jõuab ja vaatame siis ka, mis mõtted olid siis kohe peale salvestust. No nii, ja tehtud pronks käes. Ei, tegelikult päris lõbus, väga lõbus, aga tulid liiga palju ühtesi. Kuidas seal on üks täringul ja neid ma veeretsen nii palju. Ja siis, algus vaatasin, vastasin küsimustele õigesti ka ja siis läks kõik alla väge. Nii et, aga ei, tegelikult lõbus oli, sai Essa vist küsimus kohe, jooksin kokku ja siis tegelikult lõpus oli päris lõbus. Ja jah, nüüd siin ongi, kõik läksid ära. Olen siin setil, siin olid inimesed, see oli haige, siin laua ääres olin, vastasin seda küsimust ja ma ei kuulanud, mis pealtvaatajad, aga nad vist ka mingi ohkisid seal nagu ma oleks vist saanud nagu mingi vihje sealt ja siis panen lukku vale vastuses, kõik on nagu siis ma nagu ei, see oli kõige hullem, et kõik oli nagu et ei vastas valesti. Jumala päkkis, nii et kahjuks ei võitnud. Võitja oli see, et saab järgmises saatesse ka, nii et järgmises saatesse ma ei saanud, aga ei, ülilõbus oli ja nüüd ongi. Kõik on läinud siin, ma olen üksi siin. Oota, ma teen ühe TikToki vist siin. Ja ma arvan, et selle lõpetan selle asjaga, mis sellelt saatest lõigeti välja, mis ma nagu suht palju hiljem sain alles aru, et sealt on paar asja välja lõigetud, aga need olidki võib-olla kõige olulisemad. Aga üks oligi siis Johanna ütles minu nälja, mis ma seal alguses tegin ja ma lõpetan sellega, selle video on see, et loodetavasti, et kui ma kaotan, vaata, siis mul vabandus olemas, et ma vähemalt on siis kõige parem sportlane, et vaata, ma olin nagu trennis, kui tarkust tagati. Et loodetavasti ma siis võtan selle, vaata. Et tiimist on ju ikkagi nagu sportlased, vaata, me ei ole mingi mälumängurid, on ju. Okei, jah. Ehk siis jah, siuke video seekord. Ma loodan, et mu analüüs meeldis ja loodetavasti kutsutakse mind kunagi tagasi ja siis mul on kindlasti juba see täringu veeretamistehnika parem. Ja aga praegu pange like, subscribe ja nägemist. Suusatan täna ja suusatan homme, tip-top vana Chaneli kombe. Olen ma puhas, ei pauguta komme, pilske vana, ma liigutan norme. Suusatan täna ja suusatan homme, tip-top vana Chaneli kombe. Väga kahe vahel kell 6 või 7%.